Tere hommikust, kallis kogudus, tere tulemast, kes sa oled külaline ja esimest korda siin, tere ka sulle, kes sa vaatad meid ülekande vahendusel. Vanas testamendis on üks väga huvitav salm, mis sobib tänasesse päeva. See on 5. Moosese raamatus, 30. peatükis ja salm 19. Ma kutsun täna tunnistajaks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. No ilmselgelt kõik meie valikud ei ole nii tõsise kaaluga, et lausa elu või surm. Küll aga on täna kohalike omavalitsuste valimispäev ja see hääl, mille me anname või sa oled juba andnud, sellel on mingi kaal. Mõne jaoks võib olla see elu ja surma küsimus, et ta saaks riigi piruka peale. Aga mõne jaoks on see selline motivatsiooni küsimus, mõne jaoks on see entusiasmi küsimus, mõne jaoks on see nägemus, et ta saab ja tahe midagi ära teha. Nii et jah, ka tänasel päeval sinu valikutest sõltub mõne inimese jaoks väga palju ja ka Viljandi linna jaoks väga palju ja kus sa iganes meid täna vaatad, seal kus sa elad, sinu valikutest sõltub väga palju. Kui me tuleme Jumala kotta, siis me räägime teistest valikutest ja tihti need on need valikud, mis ongi väga olulised. Nagu Mooses ütleb, annab edasi Jumala sõna ja ütleb, sinu ees on valik, vali elu või surm. Ja ta ütleb, annab hea nõuande, aga vali elu. Käisime üleeile korraks talvivanemate juures läbi Kiisalt ja tuli sellest valimisest juttu, et nendel käis valimiskast kodus. Ja ma tuletasin meelde, kuidas nõukaajal, ma mäletan noore poisina, kuidas meil käis valimiskast kodus. Ja ma mäletan isa küsimust sellele, kes iganes see oli siis agitaator või kes iganes käis sellega, külanõukogust keegi oli. Ja isa küsis, et keda me siis täna valime? Ja siis see inimene, kes tuli valimiskastiga, ütles, täna me valime seda inimest. Ja andis selle valiku ilusti ette ja ega muud nagu palju valida polnud või vähemalt jah. Ja Jumal teeb täpselt samamoodi. Ta on pannud su ette valiku, vali elu või surm. Ja ta annab hea nõuande, vali elu. Ja täna meil on ka see võimalus, et olge head, tulge üles. Täna meil on ka see võimalus, et me saame valida elu. Meil on täna pisut teistsugune teenistus, nimelt teenistuse esimeses osas meil on kontsert. See, mis asi on Double V, sellest me kohe kuuleme ka pärast seda, kui me oleme laulnud mõned ülistuslaulud koos. Aga tõuseme ja oleme alguspalves ka. Meil on mõned eestpalve soovid, nimelt meie armas õde Leili Maidesoo palub eestpalvet, ta on haige ja samuti palub meie õde Ave eestpalvet, ka tema on haige ja lootis täna väga siin olla, aga kahjuks ei saa ja tervitame Avet siis, kui ta vaatab meid ülekande teel. Palvetame, Isa taevas, me täname sind, et tänasel päeval meil on ees õigus teha omad valikud ja valida ka elu, nii nagu sinu sõna soovitab. Issand, me tahame
valida elu koos sinuga. Ja me palume, issand, kõneta meid täna sellel jumalateenistuse keskel läbi laulude, läbi jutluse. Isa, me tahame su ette kanda need, kes on haiged meie keskelt. Me palume Leili sinu kätte ja Ave sinu kätte. Jumal, ole neid tervendamas täna. Puuduta neid oma käega ja kõneta neid. Jeesus, tänu sulle, et sa kuuled palveid. Amen. Jääme seisma, laulame koos. Mul on ka hea meel tervitada teid, et sellel tänasel hommikul. See on kuidagi nii põnev, et mina olen küll isiklikult siin kirikus täitsa esimest korda. Et palju kohti on läbi käidud, aga vaata, Viljandisse ei ole sattunud, aga nüüd ometi meie hea tuttav sõber, kes on nüüd pastor Viljandis, on meid täna siia kutsunud ja hea meel on tõesti siin koos teiega olla. Me valisime täna isegi ühislaulmiseks sellised laulud, mis on mõnes mõttes meil kuhugi ära salvestatud, et Allan siin rääkis, et me täna teeme väikse kontserdi ja väikse tagasivaate sellisesse kohta nagu, et või mis on Double V, mis sai väga-väga ammu tehtud, et siis mõtlesime, et võtame need ühislaulud ka veidi vanemad täna, mis on siis just kuskile plaadile ka nagu meil saanud. Aga laulame. Esimene laul räägib siis sellest, kuidas tegelikult Jumal on siin täna selleks, et meiega kohtuda, et meiega kõnelda, et tegelikult me ütleme, et see on jumalateenistus, aga jumalateenistus on ka see koht, kus tegelikult Jumal teenib meid, igat ühte, kes on ootava ja igatseva südamega. Laulame. Olen sind ootamas, kohtu minuga. Olen sind otsimas, en mulle ilmuta. Ootan sind, teeb mind tugevaks, vajan sind. Mind õrnalt embad sa, kiidan sind ja ülistan. Tuled sa, olles siin mul lähedal. Tule sa, täida paik, kus seisan ma.
kõige looja, maa ja taeva kuningas. Au ja kiitus kuulub sulle, üle kõige valitsee. Sinu suurust kiidab kogu maa, oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käes, oled püha, püha. Oled kuningas sa, oled kuningas sa. Hommikul sind kiidan, siis kui algab päev. Kui ma vaid sind appi hüüan, taas su imesid ma näen. Sinu suurust kiidab kogu maa, oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käes, oled püha, püha. Sinu suurust kiidab kogu maa, oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käes, oled püha, püha. Oled kuningas sa, oled kuningas sa, oled kuningas sa, oled kuningas sa. Sinu suurust kiidab kogu maa, oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käes, oled püha, püha. Sinu suurust kiidab kogu maa, oled püha, püha. Võimsad imeteod on sinu käes, oled püha, püha. Oled kuningas sa. olge head, istuge. Elu ja surm käivad tihti käsikäes ja just siin ülistuse ajal Talvi sosistas mu kõrva, et kallis Ester, sinu õde kutsuti igavikku ootamatult ja me tahaks lihtsalt paluda õnnistust sinule. Tõuseme korra, armas kogudus. Isa taevas, me täname, et sa oled meiega nii headel kui halbadel päevadel ja issand, me tahame kanda Estri ja Viktori ja Estri pere sinu kätte, issand. Isa, ma tänan, et sa kannad läbi ka sellest ajast. Issand, et sina oled see, kes sa võtad meil justkui käe alt kinni ja kutsud edasi minema, issand. Isa, me täname sind, et Ester võib vaadata tagasi
nendele ilusatele mälestustele. Aga me palume, Jumal, et sa trööstiksid teda täna, lohutaksid teda. Et ta tunneks ka tänasel päeval lihtsalt sinu ligiolu. Issand, ükskõik, mis juhtub, sa armastad, Issand. Ja ma tänan, et sa täna ka valad oma armastuse Estri ja Viktori peale välja ja võtad nad oma embusse. Tänu sulle, Issand. Amen. Olge head, istuge. Eeloleval nädalal oled sa oodatud meie koguduse palvetundi kolmapäeval kell 6:30 õhtul, kell 18:30. Ja jumalateenistus taas nädala pärast pühapäeval kell 11 ja meil on siis külas meie koguduste liidu lõunapiirkonna juht, vanem Enn Palmik. Nii et tere tulemast ka siis. Ja veel üks teade, mis on tulemas novembri alguses, nimelt uusnaistekas, 5. november kell 11, kusagil oli seal slaid ka ilus, ma silmanurgast nägin, vaatame, no vot nii, siis jääb nagu paremini mällu 5. november kell 6 ja ma sain aru, et on ka külaline. Einike Pilli tuleb siis naistega juttu ajama. See on teadetes nüüd peaaegu kõik, välja arvatud, et Kirillin soovis sõna. Kas ma ütlen selle kõva häälega välja, mis sa ütlesid või? Ütle. Nii. Teate, koguduses on üks väga oluline inimene, see on pastor. Ja tavaliselt väga olulise inimese kõrval on teine väga oluline, see on pastori abikaasa. Ja talvil oli meil 15. sünnipäev. Ja kallis Talvi, me teame seda, et selleks, et Allan oleks jätkuvalt siuke rõõmus, täis vaimu ja ikkagi nagu jõuaks ja hakkaks ka meid nagu edasi karjatada, selleks on oluline, et ka sina oleksid tema kõrval siuke rõõmus ja särav jätkuvalt, et te koos nagu annate üksteisele jõudu edasi minna ja me oleme väga rõõmsad selle üle. Ja koguduse poolt siis siuke väike kingitus, mis siin sees on, eks sa näed ise, aga ma ütlen saladus katte all või vihjena, et see on selleks, et sa oleksid jätkuvalt särav. Ja me tõesti kogudusena tahame sulle südamest palju õnne soovida ja paluda ka õnnistust. Me anname kingitused üles. Aitäh sulle, Talvi! Ja me palume Tuuliga sulle ka õnnistust. Ja kogudus ka võib pöördama käed siia poole ja õnnistame siis koos Talvit. Isa, ma tänan sind Talvi eest. Isa, ma tänan tõesti, et on me koguduse ema. Ja ma tänan selle südame eest, mis sa oled talle andnud. Isa, me palume tõesti jätkuvalt sinu õnnistust, sinu juhtimist, sinu armu, issand, üle Talvi. Ja ma tänan tõesti, et nad võivad nagu Allaniga koos minna meie ees, näidata meile seda teed, issand, valgustada, jagada vahead seal tarkuse sõna, julgustada. Isa, ma palun tõesti, et sa oleksid üleloomulikult nii Talvi ligi kui Allani ligi. Issand, et sa jätkuvalt ka nii vaimulikus mõttes kui ka füüsiliselt kosutaksid neid, et nad ei väsiks. Issand, kingi neile tarkust ka tõesti puhkamiseks, enda hoidmiseks ja isa, kingi ka meile tarkust, kuidas neid hoida ja poputada. Jeesuse nimel. Amen. Aitäh, see oli väga armas
lihtsalt kogudus, ma tahan lihtsalt teile öelda, et ma väga-väga armastan teid ja ma arvan, et te olete tegelikult parim kogudus. Ja ma tean, et sinna, kuhu Jumal kedagi läkitab, siis see koht ongi kõige parim. Ja lihtsalt ma tahan teile öelda aitäh ja ma teid tõesti armastan. Ma alati ei jõua seda igaühele kõrva sosistada, aga et te teaksite seda. Aitäh! Aitäh, olge head, istuge. Nüüd on siin teie ees üks grupp hingelt noori inimesi. Me siin ennem tegime nalja, et samm on töntsiks jäänud juba ja mis me veel tegime. Laulud on aeglasemaks jäänud, kui nad alguses olid. Selle ansambli selline süda ja hing on algusest peale olnud Hannes Nõlvak. Ma vaata, kas sa leiad selle pildi seal, kus ta istub seal arvuti taga. Vaata. Vot näete, on sarnasus täitsa olemas, eks ole. See pilt oli tehtud aastal, pane ta sisse, siis teda on kuulda ka, jah. Et see pilt on tehtud, ma arvan, 90-ndatel lõpupoole. Siis kui me nende lauludega hakkasime tegelema, mida me siis täna laulame. Jah. Nii et sealt on juba siis appikene 30 aastat. Et noh, see arvutist võib näha, et mis aeg see oli. Sellised arvutid ju praegu enam ei ole. Ja siis seal taga on püsti üks, no tol ajal oli see veel ikkagi kõva sõna, see oli mingi nõukaaegne süntesaator, Formata. Maksis 3500 rubla. Ja. See oli kõige kallim film, mis tol hetkel oli saada. Muid ei olnudki ja kõik oli ära ostetud. Ja, muid ei olnud. Ja üks pilt on seal veel, kus on suurem grupp inimesi peal vist või? No vot jah, tundub, et ruuduline oli tol ajal moes, vähemalt minul oli siis, või see sama asi, et ei olnud saada midagi. Ja siis see, mis saada oli poest, et see sai nagu selga pandud. Siin pildi peal ei ole nüüd Mirja Lennat, sellepärast tema ei ole üldse muutunud. Aga kuna teised on muutunud, Karinil ei ole juuksed enam lokkis. Ja siis mina näen nüüd märksa vanem välja. Aga seal kõige vasakul on siis meie kitarrist, soolokitarrist. Ta nüüd paraku ei ole uuesti liitunud, et teda ei ole jah siin praegu, aga... Hakkas pirtsutama. Ta hakkas pirtsutama, jah. Tegelikult ei olnud niimoodi. Ta jäi... Ta lihtsalt, jah, oli igal ühel omad tegemised, eks me oleme omadel radadel juba, et nagu siin see plakat oli, et 20 aastat hiljem ei ole enam see, mis 20 aastat tagasi. Ja seal oli veel mõni pilt või? See kasseti kaas, vot näed, see oli 2000 aasta algus, jah. Siis olid veel kassetid olemas. Kellel on kassetid veel kodus? Kes kuulab kassette kodus veel? Mõned raputavad pead, jah. See oli ikkagi suur asi ja ma mäletan, kui me käisime Hannesega nendel kassettidel järgi. Seal, mis iganes asutus see oli, Mustamäel. Seda mina ei mäleta. Ja kuulasime, saime selle trükisooja kasseti siis kätte ja autoraadios kuulasime ja ma mäletan, et me leidsime, et kas bass oli üle või? Madal ots oli kuidagi üle, et selline arutelu käis, aga me olime ikkagi väga uhked. Aga sa lohutasid mind kui noort poissi, Allan oli minu jaoks ikka süke vanem ja selline kogenum, et noh, siis ma rahunesin maha. Ma olen praegult antiik juba, eks ole, siis ma olin vanem, eks ole. Ja. Nii, aga Double V kui selline. Jah, tekib küsimus, miks me täna siin oleme. Jah, miks me täna siin oleme, jah. Tegelikult võib-olla lugu on hästi lihtne ja siuke lühike, et me pole tegelikult tõesti teinud seda muusikat vahepeal üldse, aga sellel suvel oli siis meie koguduse, me oleme Kohilast siis pärit, enamus, et Kohila koguduse laager oli Nutsakul siin samas ligidel ja ma ei tea, miks, aga Kohila koguduse inimestel tekkis Erki õudne soov seda vana muusikat veel kuulata.
ja siis Allan oli meiega kaasas seal ja pärast seda siis Allan ütles, et kuulge, et tulge ikka Viljandisse ka, nii et see on selline väga lihtne põhjus, et mingit comeback'i või sellist asja ei ole, jah, et lihtsalt paar korda. jah, aga Double V, kui te küsite, et mida see ansambli nimi nüüd tähendab, seda teab kõige paremini meist Mirja Lenna, kes selle nime minu teada lõpuks vist pani. ja ehkki Hannes, nagu ma aru saan, sa andsid tegelikult vihjed ette mulle. Minu vihje oli, et ma ei tea, kust ma selle võtsin, aga elustav nägemus oli selle vihje, selle algne sõnapaar, mis ma vist sulle andsin ette ja siis sa töötlesid seda päris palju ja siis lõpuks tuli välja Double V. Jaa, ei ma lihtsalt tolle kombe kohaselt panin selle inglise keelde, vitalizing vision, ja tekkis 2 V-tähte, mis on siis Double V. Ja ma mäletan, et meie kidramees tegi nalja, et see on nagu meenutab topeltnägemist, et Double Vision, eks ju, aga tegelikult oli vitalizing vision ja Double V, nii et üsna keerukas nimi tegelikult, aga ega me sellega väga ennast ei reklaaminud, et pigem lihtsalt teati, et Hannese bänd. Nii et takistuseks ta ei saanud ja tegelikult see mõte seal on tõesti, et ma mäletan, et Hannesel olid need mõtted, et tahaks teha muusikat ja ma mäletan, et ühe korra ma ütlesin, hakkame siis tegema. Ja kuna Jumal õnnistas seda plaani, et siis sündisid need lood väga kiiresti tegelikult. Ja lood on nii-öelda oma looming, Hannes ja Karin ja sina ei kirjutanud midagi, Lenna ja et päris originaalne. Me saime käia ikkagi väga palju tollel ajal. Nüüd nostalgitseme natuke. Meid pandi isegi vanglasse. Ja käisime vanglas 1 kord vähemalt, 2 korda. 2 erinevas vanglas kindlasti. Siis jäi, ma ei tea, lõputu arv koguduste külastusi, konverentse. Sõjaväes. Meie käisime vähemalt, sina ei käinud äkki. Ei käinud või? Ma ei mäleta seda. Ja siis me käisime Soome turneel ka ikkagi ära. Ja. No vaat, aga eks lugude vahele räägime kindlasti veel midagi. Aga vaatame siis tagasi 20 aastat, mis muusikat siis tehti. Jaa, no ma natukene ütlen ühe mõtte ka veel, kui tohib juurde, et ega me ei tulnud siia nostalgitsema. Mõnes mõttes Jumal on värske ja tal on alati värsked sõnumid ja tegelikult ega nende laulude sõnumid ei ole mõnes mõttes ajas muutunud, et seda ma julgen küll nagu ka väita. Mul on hea öelda, kuna ma ei ole neid ise kirjutanud, muidu ma nagu tahaks ukustada, aga tegelikult mõned asjad on, mis taas kord me avame ja seal on oma sisu. Üks mõte, mis ma tahtsin võib-olla kõik siia veel lisada, on see, et me oleme käinud, meil on kodus käib või me käime ringi ratast kodudes ühe osadusgrupi, palvegrupiga, ma ei tea, kas teie koguduses on sellised asjad olemas. Ja siis seal me ikka palvetame igasuguste asjade eest ja mis me soovime, et Jumal teeks, meil on omad mured, omad argiasjad. Ja üks hetk oli nagu selline tunne, et me nägime, et Jumal on nii palju asju meie eludes muutnud, nii palju asju on ta vastanud meie palvetele, nii paljudele palvetele ja me unustame need ära, mida Jumal on teinud. Ja piiblis on ka üks koht, et võib-olla see on isegi mitmes kohas, kus Jumal ütleb, et tuleta meelde neid tegusid, mis ma olen teinud. Ta ütleb Iisraeli rahvale, et tuleta meelde kas või seda Egiptuse lugugi, et inimesed unustavad. Ja tegelikult on paljud lood meie eludes, miks vahest tasub tagasi vaadata, et me oleksime tänulikud selle eest, et me näeme, mida Jumal on elus teinud. Et me paneksime tähele, et kui me midagi palvetame, meil tihtipeale on iga päev uus palve, aga me võib-olla ei märka seda, et mida Jumal on tegelikult juba teinud. Et ka need asjad on, ka need laulud tegelikult, et miks ma ei taha nostalgitseda, vaid ma tahan lihtsalt olla tänulik Jumalale ka möödunud aegade eest ja meie iga elus on asju, kus Jumal on palvetele vastanud, et märkame seda. Et see on üks kingitus meile antud ja see on see kingitus, mida me täna teile anname tegelikult, et see sõnum on endine ja kõnetagu Jumal sind täna just siin praegu nende lugudega omal viisil. Aga jah, need lood sündisid tõesti kõik umbes 20 aastat tagasi. Ma isegi mäletan mõnda hetke, vähemalt kuidas need viisid tekkisid, Mirja teab oma lugu, kuidas need sõnad tekkisid. Aga
aga Jumal on imeline. Esimene laul räägib ränduritest, kus siis võib-olla mõned lood tunduvad teile isegi tuttavad, et raadiost ma isegi kuulan, et nad aeg-ajalt ikka veel lastakse. Et esimene laul räägib siis sellest, kuidas Jumal on meiega koos teekonnal. Rändurid oleme, peatuda ei saa, et puhata. Ainsaks valguseks säramas Jumala vaim. Tunded need muutuvad, püsima jääb see, mis Jumal teeb. Kui päiksekiirte voog, mis päeva toob, rõõmustades meid. Rändurile Jumal kaasa andnud teadmise, ma sinu juurde jään. Kindlas usus minna, julgelt võime alati. Talle kuulume. Tagasi vaadates raugeda võib samm sellel teel. Mineviku teod meid siduda enam ei saa. Lase end juhtida ka kiusatuse öös pimedast, sest vägi, arm ja võit, mis Jumalas saatmas on meid. Rändurile Jumal kaasa andnud teadmise, ma sinu juurde jään. Kindlas usus minna, julgelt võime alati. Talle kuulume. Rändurile Jumal kaasa andnud teadmise, ma sinu juurde jään. Kindlas usus minna, julgelt võime alati. Talle kuulume. Rändurile Jumal kaasa andnud teadmise, ma sinu juurde jään. Kindlas usus minna, julgelt võime alati. Talle kuulume. Järgmine lugu on otse piiblist, psalm 139. Loen mõned read sealt. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal.
kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama Viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Et see lugu, mis me nüüd laulame, ongi sellel psalmil põhinev. Ma tahtsin lisada, et meil oli siin kunagi igal ühel natuke oma lemmiklood. Karin võib-olla unustas lisada, et see oli tema lemmiklugu tegelikult sellest albumit siis. Armastad sa mind, see elu imeliseks teeb. Kuhu ma võiksingi minna su vaimu ees? Kuhu ma põgeneksin veel? Kui astuksin ma taevasse, näeksin sind, kuid ka surmariigis kohtaksin sind. Kui ma võtaksin koidutiivad ja seisatuks Viimse mere ees, sealgi su käsi mind haaraks kinni ja õigele teele saadaks mind. Kui ka pimedus mind siin ümbritseb, tuled sa ja mind valgustad. Öös saab minu jaoks päev, sest sind ma kõikjal näen, selles ongi mu õnn. Kuhu ma võiksingi minna su vaimu ees? Kuhu ma põgeneksin veel? Kui astuksin ma taevasse, näeksin sind, kuid ka surmariigis kohtaksin sind. Saab minu jaoks päev, sest sind ma kõikjal näen, selles ongi mu õnn. Vahest räägitakse seda, et
kui me midagi Jumalalt palvetame Jumala poole, siis Jumal avab uksi ja Jumal suleb uksi. Üks variant on nagu see, kus Jumal ütleb oota. Mõned asjad on sellised meie elus, kus me peame lihtsalt ootama, et aeg saab, et jõuab kätte õige aeg mõne asja jaoks. Ma ei tea, kuidas teiega, minul on küll olnud niimoodi, et Jumal on näidanud mulle mingeid asju ette, mis hakkavad juhtuma, nagu ka prohvetlikult aga need asjad juhtuvad mingi aja pärast ja siis ma pean nagu teadma seda, et ma pean olema kannatlik, ootama. Ja piibel mitmes kohas ütleb, et oota issandat. Oota, kui on õige hetk. Ja et ära jooksa ajast ette. Ja järgmine laul ongi, et kuidas me võime öelda issandale, oma Jumalale, et ootama sind jään. Seisan sinu ees ja rahu leida soovin, andesta kõik see, mis valu sulle tõi. Elurajal astudes sa näed mu kõiki samme, igatsen, et minu tee jääks sinu juhtida. Ootama sind jään ja tean, et kuuled, kui ma palun sind. Ootama sind jään, sest sinu juures külluses võin elada. Mu kuningas ja päästja, valinud mind oled sa, suurigis töötama. Tahan jääda ustavaks, ka siis kui pilkab maahil, tean, et julge olla võin. Kui tuled tagasi, ootama sind jään ja tean, et kuuled, kui ma palun sind. Ootama sind jään, sest sinu juures külluses võin elada.
järgmise loo pealkiri on Kalju. Kaljust räägib piibel, aga Kalju on ka üks nimi. Et kui see lugu valmis, siis ega mina veel ei teadnud, et minu äia nimeks saab ka Kalju. Aga nii see juhtus. Selle kasseti peal, sealt küll näha ei olnud, aga oli, siis minu abikaasa nimi oli veel Põldroos. Tänaseks on ta Nõlvak ja kui need lood sündisid, siis see jah, ühe loo pealkiri on täna minu jaoks päris kõnekas. Aga selle loo mõte on siis selles, et meil on kalju, mille peal võime seista. Ma usun, me kõik oleme eriti praegu viimases ajas kogenud seda, kuidas ei tea, mis see tõde on. Ei tea, kes räägib õigust, kes räägib valet. Aga meie kristlastena teame, kus on tõde. Kõik, kui me tunneme Jumalat, kui me loeme piiblit, siis me võime tunda seda, et meie jalad on kindlal alusel. Me ei pea ekslema. Meie jalad on kaljul. Sinuga koos ära võidan paljase päev. Sinuga koos paigast liigutan mäed. Oma elu ma kõiges vaid sulle usaldan. Nii kalju peal, kui majas seisma jääd. Ja ma tean, et sinu käsi mind varjab. Ja ma tean, kust abi on tulemas. Ja ma tean, et sinule võin loota. Ja et kalju peal, kui majas seisma jääd. Kui mu südames olid muremõtted, siis sinu lohutused trööstisid mind. Oma ahastuse päeval hüüdsin ma sind appi ja sa vastasid mulle. Issand, sa oled saanud mulle kindlaks varjupaigaks ja kaitsekaljuks. Sinuga koos ära võidan vaenlase päev. Sinuga koos paigast liigutan mäed. Oma elu ma kõiges vaid sulle usaldan. Nii kalju peal, kui majas seisma jääd. Ja ma tean, et sinu käsi mind varjab. Ja ma tean, kust abi on tulemas. Ja ma tean, et sinule võin loota. Ja et kalju peal, kui majas seisma jääd. Ja et kalju peal, kui majas seisma jääd. Ja et kalju peal, kui majas seisma jääd.
Oktoober on minu teada kuulutatud vaimse tervise kuuks. Talvi noogutab. Ju siis on nii. Ja kui ma olin otsustanud, et ma ei taha hommikul väga vara täna teed alustada Tallinnast siia jõudmiseks, et ma tulin juba eile õhtul. Ja autoga sõites koputas Jumal mulle südamele. See läheb tegelikult väga hästi kokku sellega, mis Annes sissejuhatuses ütles, et ärme unusta Jumala heategusid. Et nimelt sellest on juba jupp aega möödas, nüüd ma olen veendunud veelgi enam, et ainuõige on sellest rääkida, et mind vaevas üsna suure hulga minu täiskasvuna elust üks vaimse tervise häire, mis on pärilik ja ütleme, et tablettidega on võimalik teda niimoodi leevendada, et sul on võimalik ikkagi oma toimetused ära teha, aga ta ikkagi mõjutab sind. Ja kuskil, aastaid ma enam ei oska nimetada, aga ühesõnaga minu vanem vend käib valgusede koguduses ja sinna tuli, kui ma õigesti mäletan, Brasiiliast üks naisjutustaja. Ja ta ei olnud minu venda ega tema naist kunagi varem näinud, aga ta vaatas neid ja ütles, ja rääkis minust. Ja ütles, et Jumal tahab tervendada. Ja läks mõni aeg mööda ja see tõesti juhtus. Mul lihtsalt ei olegi vaja enam mingit ravi. Ma olen olnud juba 3,5 aastat täiesti terve. Ja ma usun, et seda on hea jagada ka sellepärast, et küllap, võib-olla on siin inimesi, kes on ise olnud hädas või nad teavad lähedasi, et ärge andke alla, et Jumal tahab ja suudab terveks ravida. Amen. Aga ma tahtsin enne seda järgmist lugu veel öelda, et kui enamik meie laulude sõnu räägib suhtest Jumalaga, et siis järgnev pala on sellest, millised peaksid olema meie suhted meie kaasinimestega, ligimestega. Hoia ja armasta ligimest, Jeesuse käsk on see, Jumala suureks saab väikene, teisi teenides. Üksinda kaugele jõuda ei või, hoolitsust vajame kõik. Kaaslasi ustavaid leiad siis, kui avad südame. Kui avad südame. Teistele rikkamaks saad, taevade reegel see. Isa su püüdu ja meelsust näeb, ta tasub sinule. Ta tasub sinule. Isa su püüdu ja meelsust näeb, ta tasub sinule.
meil on paar lugu veel jäänud. Meie bändi tuumik on täna siin tegelikult minu abikaasa Karin, mina, Mirja-Lenna ja Allan. Aga mul on õudselt hea meel, et meil on täna abiks sõbrad, kes väga sellest asjast, mis me siin teeme, ei teadnud. Et meil on palju nooremad inimesed siin taga. Tallinna Nõmme kogudusest Ardo ja Tallinna Valguse tee kogudusest Gert. Ja see lugu, ja see lugu, mis me nüüd teeme, see oli vist ainuke lugu, kui Ardo ütles, et seda lugu ma tean. Nii et mul läks kohe südamest soojaks, et mingisugune, ma ei tea, kust seda teada, aga ilmselt raadiost kuulnud, raadiost mingi hetk kuulnud. Aga mul on hea meel, et nad on täna meid siin aitamas ja väga hästi mängimas. Kuidas see lugu algab? Vaat, ega me ka ei ole 20 aastat neid teinud. Me tuletame... Jah, seda ütled. Me ennem rääkisime ka siin, et küsime, et kuidas see algab. Et nende lugudega on nii, et ega mingit nooti ei ole olnud. Hannes või Mirja-Lenna tegid loo valmis ja sõnad olid ja siis me hakkasime mängima. Mina ei ole kunagi mingit nooti näinud. Et ma ka kunagi hakkasin kuidagi mängima ja täna ka enne ma pidin omale üles kirjutama, et mis helistikust üldse lugu on ja mis ma seal üldse tegin. Et nii palju on aastad ikkagi edasi läinud. Et rääkisime siin lihasmälust ja lihasmälu on täitsa olemas ja kui sa tol ajal mängisid valesti, mängid nüüd ka valesti. Lihasmälu on selline lihtsalt. Üldiselt on meil sõnad peas olnud, aga vahest mõni laulu algus läheb meelest ära, aga siis andke andeks meile.
tahan vahepeal Karin oma abikaasat tänada, sest et ta esimest korda mängib meil selles pundis klaverit. Eile õhtul proovisime või noh. Ta eile alles õppis. Aga ei. Karin raputab pead, ju siis ei olnud eile. Et igal ühel on, meil on olnud sellised omad võib-olla lemmiklood ja ma mäletan, et kui kassett valmis sai, siis see läks Pereraadiosse, Raadio 7-sse ja siis neid hakkas igalt poolt tulema. Kogu aeg. Vaatame, eestikeelset muusikat oli siis palju vähem ja siis ikka päevas mitu korda ja siis mõtled, juba jälle. Kas neil muud ei ole midagi mängida või? Aga siis ajad olid sellised ja noh, armas aeg, ega siis me mingid professionaalid ei ole ju, ja siis sa kuuled täitsa lõppit, oli mul ikka vaja, et pidin ma, et mõnikord panin raadio kinni sellepärast, et kole oli kuulata lihtsalt. Enesekriitika oli nii suur, et ma ei julge öelda, kas see enese uhkus oli. Aga aeg parandab kõik haavad. Aga öeldakse, et mõnede asjadega on nii, et nüüd mingi aeg jälle tuli, mingi lugu tuli raadiost. Ja see on huvitav, et võtad palju rahulikumalt juba. Sa mõtled, et kõik on nagunii kuulnud juba. Nagunii teavad. Ja see on nagu meie elus on tihti niimoodi, et kui raskused tulevad, siis võib-olla tahaks pea liiva alla panna, peitu pugeda. Kui see asi on ületatud, siis järgmine kord kohtudes raskusega sa mõtled, võtad rahulikumalt, see on juba olnud. Ja sa tead, et Jumal on sind sellest läbi kandnud. Ei ole enam midagi sellist, mis saaks murda, sest ma tean, et ma olen koos Jumalaga tõusnud. See lugu siin on, see on vist praegu see viimane, eks ole. Jah, see on viimane. Et siis pärast seda, et Joonas pane ennast valmis. Aga see lugu on nagu pugenud minu südamesse kuidagi teistmoodi. Elu tormides otsid rahu paika ja see on selline, minu jaoks selline nagu turvaline lugu selle sõnumis, et su südames on seal rahu paik. Kui tormis kõigu
õnnistust ja rahu teile. Ja aitäh Double V-le. Ma mäletan, kui ma veel väetike laps olin, siis pühapäevakoolis, kui laste käest uuriti, et mis on siis teie lemmikansambel, siis mina kirjutasin tahvlile Double V. Ja loomulikult mu natuke vanem sugulane siis parandas, kuidas seda õigesti kirjutada. Ja väga head laulud on. Tegin hiljuti isegi ühele sõbrale koopia teie plaatist, nii et loodan, et annate andeks. Aga võib-olla siis äkki see vabandab välja, et mu isa on pastor. Et ma kunagi, kui laps olin, siis alati kasutasin seda vabandusena, mitte et ma oleksin väga palju pahandust teinud, aga Jeesus kõndis siin maa peal, et ühendada inimesed Jumalaga. Ta tahtis inimeste silmad avada taevastele tõdedele, mis ilma temata oleksid jäänud peitu. Luuka 12. peatükist loeme, kuidas ühel päeval, kui tuhanded inimesed olid kokku tulnud Jeesust kuulama, siis rahva seas oli üks mees, kes püüdis oma probleemiga Jeesuse tähelepanu saada. Ja tema mureks oli see, et ta isa oli surnud ja vendade vahel siis jagati varandus. Tema arvas, et tema sai liiga väikese osa. Ja siis ta lootis, et äkki Jeesuse sellise mõjuvõimuga on tal võimalus suurem tükk sellest pärandusest kätte saada. Tol ajal oli juutide seas tavaline, et rabid aitasid lahendada ka pärandusega seotud vaidlusi. Aga Jeesus andis sellele mehele mõista, et ta ei ole tulnud siia selliseid probleeme lahendama. Ja Jeesuse selline suurim soov oli, et iga inimene võiks osa saada sellest kadumatust pärandusest, mida Jumal tahab anda igale inimesele. Selle mehe saamahimu aga takistas tal kaugemale nägemast sellest maisest pärandusest ja sellest maisest varast. Seega Jeesus andis inimestele hoiatuse: vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud. Ja ta arutas endamisi, mida ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu. Ja Jumal ütles talle, sina arutu. Sel samal ööl. Ma ei tea, miks see mind nii emotsionaalseks teeb. Sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing.
aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Jumal oli seda rikast põllumeest varustanud hea saagiga. Aga see põllumees oma külluses justkui ütles, kes on see Jumal? Kes on need inimesed, et ma osa oma küllusest neile peaksin andma? See on kõik minu töö ja vaeva tulemus. Seejärel otsustas see põllumees kõik üleliigse saagi säilitada ning ütles endale rahulolevalt, nüüd on käes see aeg. Nüüd on käes see aeg, kus enam ei pea muretsema elu pärast. Ole õnnelik. Sul on mitme aasta tagavara. Sul on kindel tulevik. Lihtsalt naudi nüüd oma elu. Põllumees ei mõistnud aga, et ta elab kui loomade sarnaselt, kellele tehakse ots. Sest sel samal ööl saabus talle ootamatult surm. Ja kõik tema tagavara ja kindel tulevik, need muutusid hetkega tühiseks, sest kõigest sellest varast, mis tal oli, ta ei saanud grammigi anda Jumalale, mis oleks olnud tema hingelunahinnaks. Sest inimene ei ole sündides midagi toonud siia maailma ja ta ei saa siit ka midagi ära viia. Huvitav on ka tähele panna, et Jumal ei kutsunud seda põllumeest rumalaks või arutuks, sellepärast, et ta rikas oli. Ta kutsus teda arutuks sellepärast, et ta oli isekas ja ta ei olnud rikas Jumalas. Materiaalset rikkust nähti tihtipeale tegelikult Jumala õnnistusena. Aga küsimus on selles, keda selle rikkuse eest tänatakse, milline on selle inimese suhtumine, mida selle rikkusega tehakse. Mäejutlusel andis Jeesus olulise perspektiivi varakogumisega seoses. Loen Matteuse 6. peatükist salmid 19-21. Ärge koguge endile aardeid maa peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad. Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku ja kuhu vargad sisse ei murra ega varasta. Sest kus su aare on, seal on ka sinu süda. Küsimus on selles, mille küljes on meie süda. Kui meie süda on taevase varanduse küljes, siis meie jaoks ei tohiks olla probleem ära anda abivajajale. Jumal õnnistab meid, et meie omakorda õnnistaks teisi. Aga Jeesuselt oleme muidugi ka saanud rikkuse kohta selliseid radikaalsemaid seisukohti, nagu näiteks Matteuse 19. peatükis.
Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti, ma ütlen teile, rikas läheb taevariiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. See pani jüngreid hämmastunult küsima, aga kes siis võib üldse pääseda? Sellepärast, et tol ajal oli juutide seas selline arusaamine, et rikkus on nii-öelda Jumala selline õnnistus ja tasu sinu nii-öelda siis kuuleka elu eest. See, et sa oled selline õige ja kuulekas. Ja siis nüüd järsku oleks justkui vaesus nii-öelda see mõõdupuu, see etalon. Ja Matteuse 5. peatükis ütleb Jeesus, õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Kas siis tõesti on nii, et kui ma olen materiaalselt rikas, siis radikaalselt suletakse minu ees see taevauks. Ja kui ma olen materiaalselt vaene, siis ma võin kindel olla selles taevases pärandis. Tõde on see, et tegelikult me kõik oleme vaimus vaesed. Küsimus on selles, et kui paljud märkavad seda, et nad on vaimus vaesed ja vajavad abi. Materiaalselt vaestega on lihtsalt nii, et neil on kuidagi kergem märgata seda, et neil on abi vaja. Aga see ei takista neid langemast himudesse. See ei takista neid vaatamast rikaste peale või rikkuste peale ja hakata himustama, et oleks mul vaid see. Ja samas rikastega on jällegi see, et väga lihtsalt nad võivad hakata toetuma oma varale, väga lihtsalt võivad muutuda iseseisvaks, nii et Jumalast ei ole põhimõtteliselt kasu nende jaoks. Majanduslik kindlustus annab tunde, et vahet pole, mis tuleb homme, mis katastroofid tulevad, nad ei pea kartma, sellepärast et neil on see majanduslik kindlustatus, just nagu see rikas põllumees seal ütles, et ole kindel, naudi elu, sul on ettevalmistus mitmeks aastaks, mis sees on. Ilmutuse raamatus andis Jeesus sõnumi enda arust rikkale Laodikeia kogudusele. Et sina ütled, ma olen rikas ja mul on küllust ja mul on rikkust küllaga ning mul ei ole puudu millestki ning sa ei teagi, et sa oled vilets ja armetu ja vaene ja pime ja alasti. Siis ma annan sulle nõu osta minu käest tules proovitud kulda, et sa saaksid rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et saaks avalikuks sinu alastioleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et sa näeksid. Laodikeia linn oli tuntud oma rikkuse poolest. 60. aastal pärast Kristust tabas seda linna maavärin, mis tegi terve linna maatasa. Kuid laodikeialased oma rikkuses keeldusid Rooma impeeriumi abist. Ja nad taastasid selle linna täiesti omadest vahenditest. Ja nad olid uhked selle üle. Laodikeias oli tööstused, seal oli isegi meditsiinikool. Neilt pärines tuntud silmasalv. Ja nüüd mõelge, kui on inimesed,
kes on enda arust nii iseseisvad ja enda selles majanduslikus kindluses nii sellised tugevad, et nad isegi maisest, kõige kõrgemast võimust, nende abist nagu keelduvad. Milleks neil Jumalat on vaja? Ja Jeesus ütles Laodikeia kogudusele, et te olete pimedad. Sest tegelikult te olete vaesed, te olete armetud, te olete viletsad. Ja ta pakkus neile paremat silmasalvi kui see, mida nad ise seal tootsid. Et nad näeksid, et tegelik rikkus tuleb Jumalalt, et nad parandaksid meelt ja nad saaksid selle tegeliku kindluse, mis on igavene. Jumal tahtis nii neile kui ka kõigile meile pakkuda tervist, rikkust, kindlustunnet. Igavest pärandit, mida ei mõjuta ei maavärin ega terve maa hävinemine. Kirjas Timoteusele võetakse hästi kokku see, kuidas suhtuda materiaalsesse rikkusesse. Ma loen 1. Timoteusele kirjast 6. peatükist. Ent Jumala kartus on suur tuluallikas, kui inimesele piisab sellest, mis tal on. Ei ole me ju midagi toonud maailma, nii ei suuda me ka siit maailmast midagi ära viia. Kui meil on aga elatist ja ihukatet, siis olgu neist meile küll. Kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Ja kõige kure juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on iseendale valmistanud palju valu. Sina aga, Jumala inimene, põgene selle eest, taotle õigust, Jumala kartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest elust, millele sa oled kutsutud. Kui sa oled andnud hea tunnistuse paljude tunnistajate ees. Ja loen edasi 17. salmist. Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks. Käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega. Paulus tõi siin välja, et need, kes on materiaalselt vaesed, et nad ei himustaks seda rikkust, sellepärast, et see viib neid himudesse ja võib isegi neid langeda hukatusse. Ja siis samas ta pöördub ka rikaste kristlaste poole. Ja neile ta ütles mitte seda, et müüge kõik ära, hakake almuseid küsima kuskil tänaval nurgal. Ta ütles, et olge lahked, ärge olge kinni oma selles maises varas, ärge pange oma lootus sellele. Olge alati valmis sellest ära andma. Ehk siis kokku võetult, mida Jumal ütleb nii materiaalselt vaesele kui materiaalselt rikkale. Olge rahul selles olukorras, kus te olete. Olge rahul sellega, mis Jumal teile on andnud, kuhu ta on teid pannud. Ja vahet pole, mis seisuses te olete. Olge valmis headeks tegudeks.
ja tema varustab teid, täidab kõik need vajadused. Viimase aasta jooksul oleme saanud, ma usun, et palju kuulda ja lugeda investeerimisest. Sest et mis on kõik on seotud pensionifondidega. Ja oleme saanud lugeda vaidlusi sellistel teemadel, et kuidas kõige paremini säilitada ja kasvatada seda varandust, mis meil on. Mis oleks kõige parem lahendus kindlale tulevikule? Investeerimine tähendab üleüldiselt varade ümberpaigutamist kasusaamise eesmärgil. Ja tegelikult piibel on üsna selline hea investeerimise juhend. Lihtsalt paljud, lihtsalt leidub inimesi, kes väärkasutavad neid tõdesid enda saamahimu rahuldamiseks. Aga Jumal tahab meid suunata tegema investeeringuid, mis kasvatavad vaimulikku varandust. Jeesus rääkis tähendamissõna rikkast mehest, kes läks ära oma maalt ja jättis kogu oma vara enda sulaste kätte. Igale sulasele ta andis vara vastavalt nende suutlikkusele. Ta läks natukeseks ajaks ära ja siis ta tuli tagasi. Ja ta tahtis teada, mida iga sulane on siis teinud selle varaga, mis tema hoolde usaldati. Kiituse said need, kes olid teeninud selle pealt kasumit. Rikas mees selles tähendamissõnas on Jeesus, kes pärast ristisurma võeti taevasse ja meie oleme need sulased. Varandus, mida jaotati, on selles tähendamissõnas kasutatud viitena Jumala andidele, mida ta igale inimesele on andnud ja mida ta oma vaimu läbi tahab endiselt ja veelgi rohkem anda kõikidele. Talent oli suurim ühik varanduse mõõtmiseks, mida Jeesuse kuulajaskond mõistis või mida kasutati. Ja Jumal tahab, et selle üliväärtusliku anniga või siis mitmuses nende andidega, mis on tema silmis üliväärtuslikud, et neid kasutades me kasvataks tema siis sellist üldist varandust. Teie olete Jumala varandus. Ja Jumal tahab, et me tema andidega suurendaks seda varandust. Et meie kõik kasvaksime lähemale talle. Ja need, kes on kaugel ja kadunud, et need saaks leituks ja see varandus suureneks veelgi.
me räägime palju armastusest, aga armastuses ei ole isekust. Armastus nõuab seda, et kui me räägime kasust, siis me tegelikult räägime teise kasust. See, kui me tahame olla sellised head Jumala investorid ja olla kasumlikud, siis see tähendab meie jaoks teise kasu. Me ei otsi enda kasu, vaid me otsime teise kasu. Investeerimisel tehakse palju spekulatsioone. Aga keegi ei tea täpselt, mis tuleb homme, mis tuleb nädala pärast. Aga Jumal esitab kogu inimkonnale kindla fakti: teie surete. Surm on vältimatu. Ta esitab kindla fakti, et see maailmasüsteem siin meie ümber, see hävineb. See maa hävineb. Ta kutsub inimesi investeerima temasse. Et me paneks oma lootuse temasse, et me saaksime aarde, mis ei hävine. Et me hoiaks sellest 10 küünega kinni. Nüüd ma olen siin korduvalt rääkinud varandusest ja aardest, mis ei hävine, mis on kadumatu. Mis asi on see varandus? Mis asi on see varandus, mille mees leidis põllust, mis oli nii hinnaline, et ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, mille kõrval tuhmus kõik see mainevarandus. Mis asi see oli? See oli Jumala evangeelium. Sõbrad, see on Jumala evangeelium Kristuses, milles peale kauba antakse meile need taevaseid aardeid. Kristuses on meil lepitus Jumalaga, arm, õigeks mõistmine, vabanemine süüst ja häbist, tõde, õigus, vabadus, tervis, rahu, kindlus tuleviku ees, igavene elu. Ja see nimekiri jätkub. Milliseid häid tegusid siis on vaja, et osa saada sellest varandusest? Loen Johannese 6. peatükist. Siis nad ütlesid, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Ja Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Kõige alus on Jeesus Kristus. Sõna, kelle läbi loodi see maailm. Usk Jeesusesse. Usk sellesse, et tema on surnud meie eest. Usk sellesse, et tema kaudu on meil andestus. Usk sellesse, et kui me anname midagi ära, siis meil on lootus, et meil on see varandus. Kui me ei usu, et me midagi Jumalalt saame, siis me ka ei saa midagi. Otsigem esmalt Jumala riiki ja tema õigust
siis Jumal varustab me ikka kõige maisega. Ja mitte ainult maisega, vaid ka taevaste haaretega. Ta varustab meid selle jaoks, mis on meil siin maa peal ees, ta varustab meid selle eest, mis meil on ootamas uuel maal. Laseme lahti muretsemisest ja usaldame Jumalat. Kuna ma olen internetist uurinud investeerimisega seotud teemasid, siis YouTube'is, kes ei tea, see on videokeskkond, YouTube'is on mul juba mõned sellised videod aeg-ajalt, mis tulevad, kus siis on pilt, mille peal on a la sellised sloganid, et osta nüüd. Nüüd on õige hetk ostmiseks. Või siis, et millal on see õige hetk ostmiseks. Väga tähtis on ära tabada see õige hetk, millal nagu hakata seda investeeringut tegema. Teises kirjas Korintlastele 6. peatükis on kirjutatud, et nüüd on ülisoodus aeg. Näe, nüüd on päästepäev. Veel täna on võimalus teha see investeering, et saada osa sellest pärandusest, mida Jumal meile tahab anda. Veel täna on võimalus kinni haarata sellest elust, mis on meid ees ootamas ja mida Jumal tahab meile anda ja mida ta tahab meile anda juba praegu siin. Haarakem 10 küünega kinni sellest elust. Siin Hannes enne rääkis, et igal asjal on oma aeg. See on asi, mille aeg on praegu, täna. Sest keegi meist ei tea, mis saab homme. Keegi meist ei tea, mis saab täna öösel. Palvetame. Isa, palun, et sina võiksid meile näidata, kui vaesed me oleme ilma sinuta. Et sina võiksid meile näidata, et sinus on see kindel alus, see kindel pinnas, mis jääb püsima tormides. Isa, palun, juhi meid oma vaimuga nägema ja valgustama seda, mis on meie olukord, et see läbistaks meie liikmed, meie hinge, meie südame. Me näeksime, mis on seal peidus ja mis on seal puudu. Palun anna meile tarkust haarata kinni sinust. Anna meile jõudu haarata kinni sinust ja hoida kinni, mitte lahti lasta. Anna meile jõudu näha teisi meie ümber, et me toetaks teisi, kui nemad üritavad haarata sellest elust kinni. Aita meil olla targad majapidajad. Palun, et sina võiksid avada need taevased aarded
palun, et inimestel tekiks vajadus nende järgi. Meil tekiks vajadus nende aarete järgi, mida sina tahad meile anda. Tänan, et sinus on meie lunastus. Ma tänan, et sinus on meie minevik, meie olevik ja meie tulevik. Ma tänan, et sina tahad meile head, sa tahad meile parimat. Sina tahad meid kasvatada enda sarnaseks ja palun anna meile tarkust lasta sinul ennast kasvatada. Palun seda Jeesuse nimel. Amen. Tänulikud Jumalale selle sõnumi eest. Korraks Joonas ütles sellise sõna nagu arm, käisid läbi ja me oleme viimaseks lauluks valinudki selle, mis räägib Jumala armust. Armust olete õndsaks saanud, nii ütleb Jumal, ja see on, igavene elu on kingitus neile, kes usuvad Jeesusesse. Et läbi Jeesuse on armu läbi olema õndsaks saanud. Mina lähen armu jõele, toon kõik patud, mis koormavad. Tule saja, puhasta mind, Jumal soovin sind kohata seal. Armuvägi tervendab ja vabastab. Mina lähen armujõele, Jumal soovib sind kohata seal. Kallis Jeesus, olen valmis alanduma sinu ees. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovib sind kohata seal. Tõmba mind sa lähemale, Jumal soovib sind kohata seal. Suur tänu veel kord Double V-le, suur tänu Joonasele, see on minu armas poeg. Ja nii nagu me laulsime praegult, et
kui sul on midagi, mis sind koormab, midagi, mis sa tahad maha jätta ja nagu astuda selle armujõe sisse, võtame hetke, lihtsalt palvetame seal, kus sa oled ja ütle lihtsalt, Jumal, võta see koorem minu elust. Võta see koorem. Issand, võta see, mida sina nimetad patuks. Võib-olla mina nimetan halvaks harjumuseks. Aga Jumal, võta see, mida sa nimetad patuks. Ja Jumal, ma tahan astuda sinu armujõe sisse. Jeesus Kristus, ma tahan öelda sulle, et ma võtan sind vastu. Ma tahan teha ühe hea investeeringu. Ja ma tahan võtta selle, mida sinu sõna ütleb ja investeerida tulevikku. Jeesus Kristus, tule minu ellu. Võta mind vastu sellisena, nagu ma olen. Issand, muuda mind selliseks, nagu sina tahad, et ma oleks. Issand, võta minu haigus. Ma toon selle sinu ette, ma annan selle koorma ära. Issand, ma toon oma hapud suhted sinu ette. Ma tahan selle koorma sulle ära anda. Issand, ma toon oma pere sinu ette ja ma ütlen, ma usaldan nad sinu kätte, sest mina ei suuda ei maailma muuta ega tihti ka perekonda hoida. Issand, aga ma usaldan nad sinu kätte. Issand, võta need. Võta need koormad, millega ma iga päev käin ringi. Issand, ma tahan armujõe sisse astuda. Amen. Ole väga õnnistatud. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale sinu peale paista ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Amen. Õnnistatud pühapäeva jätku sulle ja võimalus on kohtuda taas kolmapäeval kell 6:30 siin. Ja aplausi ka veel. Me ei ole seda harjutanud, proovime järgi niimoodi. Me täname ka. See on olnud suur eesõigus teiega siin täna olla. Aitäh teile.